Hea G3, aitäh teile. Ma ei kujuta ette päris ausalt kohe Tabasalu gümnaasiumit ilma teieta. Kui me Gretestiniga seda kooli looma hakkasime, siis teie olite need, kelle peale me esimesena mõtlesime, sest te olite need üheksandikud, kelle jaoks me paljuski tegime. Läbi terve selle aja olete olnud teie need vestluspartnerid ja põrgatamismõttekaaslased, kelle pealt me oleme vaadanud, kuidas seda kooli teha ja keda me oleme endal mõttes eeskujuna hoidnud, et vot nemad on need, kelle jaoks me seda teeme. Ma soovin teile ilusat elu, soovin teile unistuse täitumist, raskeid hetki ka, et neist õppida, aga ennekõike tehke nii, nagu teie süda ütleb, läbi raskuste tähtede poole. Aitäh! Olete õpetanud meile väga palju. See ilmselt asi, mida ütlevad kõik õpetajad, eks ole, et olete nii palju õpetanud ja me oleme teiega koos kasvanud. Aga päriselt on ka nii. Ja mina noore alustava õpetajana olen samuti teiega tegelikult ju kasvanud. Ka nõustajana olen kasvanud. Ja ma pean ütlema, et te olete lend, kes on mind kõige enam üllatanud, kõige positiivsemas mõttes. Ja need on kõik olnud alati positiivsed üllatused. Teist on kasvanud fantastilised inimesed ja te olete lihtsalt tõesti fantastilised. Ja mulle jääb teid meenutama kindlasti kõige muu hulgas ka üks väike luulerida või luuletus. See kõlab siis nii. Oh järvlepp, oled meie õnnesepp, meie väike äikepäike, lootus sul meiega on väike. Ma ütleks, et ma vaidleksin sellele viimasele vastu. Lootused olid suured ja te kindlasti ei pannud meid pettuma nendes lootustes ja ootustes. Edu teile järgmistes eluetappides. Mis ma oskan teile öelda? Kõigepealt seda, et mul on olnud teiega ääretult huvitav. Ja osalt ka sellepärast, et me oleme teiega esimest korda siis selles koolis käinud 3 aastat koos ja koos õppinud, harjutanud. Ja algusest peale tundusite te mulle väga huvitava seltskonnana. Teie hulgas on hästi palju isikupäraseid tegelasi, kellega on olnud vaatamata võib-olla mõningatele raskustele, mis meil on koos tulnud läbida, on olnud vähemalt väga põnev. Ja edaspidiseks eluks ma soovingi teile seda, et ükskõik, kuidas teil elus ei lähe ja ükskõik, mida te elus ei tee ja kuhu te ei satu, siis proovige seda isikupära säilitada, et isikupära inimese juures on äärmiselt oluline. Nii tore päev täna ja lõbuspäev ja kurpäev, 18. aprill. Ja mul on tore täna teile öelda seda, et ma soovin teile kõike head, ma soovin teile edu eksamitel. Ma soovin, et teile elus läheks kõik hästi. Olge alati julged, olge alati hoolivad, olge alati uudishimulikud, toredad inimesed ja koostöösed. Ärge unustage vene keelt, et ma usun, et elus läheb ka vene keelt vaja, et teil on ilusti olemas õpik igal ühel, et siis saate alati piiluda sinna ja vaadata sõnu üle. Olge tublid, kõike head. Hea G3, muidugi ma soovin teile tuult tiibadesse ja edu edaspidiseks. Aga ma tahan teile öelda ka seda, et nendel uutel rännakutel teete te kindlasti vigu ja astute mõne reha otsa kordades ja kordades. Eksite ja failite. Aga ärge kartke neid vigu, vaid õppige nendest kogemustest ja proovige aina uuesti. Elu ei ole kunagi sirgjooneline õnnestumine, vaid ikka ja jälle teeme me vigu. Palju edu teile. Tere, kallis G3. Te olete vist esimesed lapsed, kes ma tõesti tunnen, et on minu lapsed. Ja mul on nii kurb, et järgmisel aastal teid enam ei ole. Et mis on teie ja minu suhte puhul eriline on vist see, et me oleme üksteisega leppinud täpselt sellistena, nagu me oleme. Et teie olete leppinud, et kui on raamatutöö, siis hinded hakkavad tiksuma alles kuu pärast selle toimumist. Ja te isegi ei küsi enam. Ja mina olen leppinud, et
kui ma küsin, et kelle me võiksime emakeelepäeval külla kutsuda, siis on siiralt neid, kes vastavad, et Liidia Koidula oleks ju hea mõte, kuigi ta on juba üle 150 aasta surnud. Te olete mulle väga kallid, kirjutage, joonistage. Tšau! Meil on olnud lõbusaid hetki, meil on olnud raskeid hetki, aga meil on olnud palju õppimishetki. Ja need hetked jäävad minuga kogu eluks. Ja ma loodan, et ka teiega kõrget lendu ja kõikide teie unistuste täitumist. Enne kui astute ärimaailma, mõelge hetkeks, kas see on ikka teile? Kas teile on antud tõepoolest ainult ärivaist või on teile antud ka midagi enamat? Äkki teadmisjanu ja arenguvõime ja soov seda kunagi ka teistele jagada? See on naeruväärne, kuidas ma olen teinud seda videot juba 20 korda ja kuidas ma ikka ei suuda sõnadesse panna, mida kõike te mulle tähendate ja tõenäoliselt ei hakkagi suutma. Keegi minu diivanil enam ei hängi, keegi ei tee mulle aasta aega planeeritud aprillinalju. Ma olen tänulik. Ma olen väga tänulik. Ja on mõned inimesed, keda ma sooviks eriliselt tänada. Aitäh, Andri, et oled teinud rahvale. Aitäh, Magnus, et tõid valguse. Aitäh, Lee ja Sass, et korraldasite filmiõhtuid, kaardimängud õhtuid ja hoidsite kultuuri siin majas. Aitäh, Kirke ja Jette, et panustasite, olite. Aitäh, Mikole ja Mart. Aitäh, Sten ja Kaspar. Alati valmis. Ma loodan, et see nii jääb ja et selle endaga siit kaasa võtate. Ja aitäh, Miia, Triin, Annabel ja Laura. Olete võitnud minu südame. Mul on kahju, et te lähete, aga te ju tegelikult ei lähe mitte kuhugi. Tulge ikka külla ja näeme veel. Ei teagi, mida öelda, kui mul on nii vähe aega, siis ma mõtlesin, ma räägin ülipikalt sellest, kuidas ma hakkan neid nii aega igatsema, aga vist päriselt hakkan ka, sest me alustasime kõik koos ja mul on veits tunne nagu, et me oleme nagu päriselt väga võrdsed, et mina alustasin, teie alustasime, see, kuidas me kõik koos kasvasime ja kui palju jamasid meil alguses oli ja nüüd, kui te olete koolimajas, mul on niisugune tunne nagu mingi, oh my God, et kõik mu sõbrad on kohal, et natukene, et kui te ära lähete, siis ma nagu jääks üksinda. Et väga kurb on ja ma arvan, et mul tuleb ikkagi suhteliselt veepuudust ja viimasel lõpupäeval. Aga et jah, et ma arvan, et ma nutan teie lõpetamisel ennast täiesti nagu segaseks. Et esiteks ma veitsin nagu uhke ka selle üle, et kui kõik päriselt lõpetavad, milles ma väga loodan ja usun. Aga et jah, et nagu mul on ikkagi suhteliselt siuke tunne, et ma oleks 11. Ja ma hakkan neid väga igatsema. Hea G3. Need 3 aastat teiega on olnud tõeline väljakutsete aeg. Ma tänan teid kõiki võimaluse eest, et ma olen saanud koos teiega õppida. Ja ma tean, et ma olen praegu kindlasti palju targem kui siis, kui me koos teiega alustasime. Ja ma väga loodan, et ka teie tunnete nii. Aga veel tähtsam siin elus kui riigieksamid on see, et teil kõigil oleks selge, kuidas valida oma teerada, et te märkaksite, leiaksite ja hoiaksite need inimesed, kes teist tõeliselt hoolivad ja et te muudaksite selle maailma paremaks paigaks. Mina usun teisse ja ma soovin teile kogu eluks õnne ja armastust. Mu kallis armas 3. lend. Te olete ikka tõesti ütlemata armsad ja kallid mulle. Te olete meie kooli kõige esimesed, kes on teinud 3 aastat siin koolis.
see on tiitel, mida ei saa teilt mitte keegi ära võtta. Olete minu kolleegid olnud siin koolis juba 3 aastat ja seetõttu see on eriliselt kurb, et kahjuks meie teed peavad nüüd lahku minema. Aga ma väga loodan, et te olete uhked selle rolli üle, selle üle, mis te olete siin koolis saanud kaasa teha. Teie võite alati julgelt eputada sellega, et te olete pannud aluse Tabasalu gümnaasiumisse. Mulle te jääte kindlasti alati meelde selliste naerusuistena, särasilmsetena. Te olete ikkagi tegijad, väga tegusad, võiks isegi öelda, et TBG tegusad. Te olete ka väga omapärased ja te olete kultuurikandjad ja kultuuri eestvedajad, arukad, targad, avatud ja ma ütlen see päriselt, te olete olnud väga-väga hoolivad. Ma tõesti soovin teile suurt teotahet, tehke tööd, nähke vaeva, armastage suure südamega. Ja ma väga loodan, et te oskate oma elu nautida, sest see kõik, mida nautida on siin ja praegu, ärge jääge ootama mingisugust helgemat tulevikku, vaid tehke nüüd. Ja muidugi, kõige rohkem ma loodan, et te meid ära ei unusta ja et te tuleksite meile külla. Aitäh, armas 3. lend! See kevad on eriline ja eriliseks teeb selle just aeg. Sest õpilased, õpetajad ja muu koolipersonal, me oleme olnud siin koolimajas, selles koolis kõik sama kaua. Ja võib-olla sa oled ennast tundnud natukene nagu katsealusena ja tõsi ta on, eks paljud projektid on esimest korda käivitatud ja läbi viidud just teiega. Eks me mentortundides mõnikord ka esimest korda proovime, mis on see kõige parem harjutus motivatsiooni jaoks või aja planeerimiseks. Ja mul on nagu nii hea meel, et te olete aastatega kasvanud ja muutunud mõistlikumaks, veelgi mõistlikumaks ja oskate anda niisugust lugupidavat tagasisidet ja oskate leida igas teemas midagi, mis on õpetlik. Ma soovin, et sa oleksid õnnelik. Et see koolirutiinist vabanev aeg nüüd, mis tuleb, et sa oleksid õnnelik ja oskaksid seda kasutada just nii, nagu sul kõige rohkem vaja on. Kas on vaja taastuda või puhata? Või on sul vaja veel mõneks eksamiks ette valmistada, mõne hobiga tegeleda, oma eraelu elada, et sa oskaksid seda väärtustada ja hinnata, sest et sa oled oma 3 aasta jooksul tehtud tööga selle ära teeninud. Tahame seda või mitte, see aeg, mil meie ühine siin oldud, siin käidud tee lõpeb, on kohe ukse ees. Kas te olete valmis? Kas meie oleme selleks valmis? Oleme valmis teil minna laskma? Vaevalt. Ent küpsenud, arenenud, olete te sellest hoolimata. Kui meenutan 10. klassi algust ja teid 10. klassi alguses, siis on see muutus silmaga nähtav. Ja see pole kindlasti mitte ainult väline. Teis kõigis on ütlemata palju tallel, midagi väga ainulaadset ja vaid teile omast. Säilitage ja hoidke seda. Viige oma unistused täide ja tehke maailm paremaks paigaks. Und nicht zuletzt, last but not least, õppige keeli. Need avavad teile nii mõnegi ukse. Tšau, juba te lähete, alles te tulite. Me koos alustasime 3 aastat tagasi ja see oli minu jaoks ka uus algus. Ja see on olnud üüratult põnev 3 aastat. See on olnud täis tohutut nuttu ja ahastust ja juukse katkumist ja eneses kahtlemist ja meeletult palju eduelamusi ja rõõmu ja põnevaid vestlusi ja te olete nii ägedad ja mul on nii hea meel, et ma teid tundma sain ja mul on nii kahju, et ma nii väheseid teist tundma sain. Aga mahajääjal on alati kurvem. Aga ma arvan, et maailmal on teid vaja. Nii et eks te minge. Meil tulevad uued ja samasugused. Ma loodan, et mitte päris samasugused, aga nad tulevad. Aga teie minge ja lennake. Kõik hea on alles ees. Tšau. Hea G1. Tegelikult kõik on korras. Ma tean väga hästi, et te olete juba G3. Aga minu jaoks te olete kuidagi ikkagi see number 1.
esimesed, mingil moel kindlasti ka ainukesed. Et ma mäletan tohutult selgelt seda, kuidas me kohtusime 3 aastat tagasi, peaaegu 3 aastat tagasi. Ja see esimene kohtumine, see ootusärevus tegelikult ei olnudki veel kooli. Me ei olnudki selles koolis mitte kunagi veel näinud ühtegi õpilast. Me lihtsalt unistasime, milline võiks olla üks kool. Ja siis tulitegi teie. Ja see 3 aastat on minu jaoks olnud nagu ikka unistustega. Et mõnikord nad on lihtsalt suuremad kui elu ja kõik ei lähe nii, nagu sa oled soovinud, aga teie olete olnud need teekaaslased sellel minu jaoks kindlasti unistuste kooli loomisel. Ja ma pean ütlema, et kui praegu keegi täiskasvanu tuleb ja hakkab rääkima, kuidas noored on hukas, igavesed lumehelbekesed, siis ma tunnistan, et ma võitlen kindlasti selle arvamuse vastu, sest seda ei ole te mitte. No nii head G3 õpilased. Öelge mulle, kuidas me juba siia oleme jõudnud. See 3 aastat on läinud liiga kiiresti. Mul on olnud suur rõõm teiega koos õppida ja kasvada. Meie esimene aasta oli ehk mõnevõrra konarlikum, teineteise tundma õppimine. Aga mida aeg edasi, seda suuremat kirge ja põlemist ma teis näen. Ja te olete superägedad noored. Te olete esimene ja ma arvan, et viimane lend, kelle õpilasi ma tean kõiki nime ja nägupidi. See on midagi väga erilist. G35, minu kallikesed. Te olete superlahedad ja noored inimesed. Ma hindan väga teie julgust ja pealehakkamist ja oskust ja tahtmist enda ja teiste ees seista. Hoidke see endaga kaasas. Hea G36. Olete lähedalt näinud minu arengut mentorina ja mina olen näinud teid kasvamas inimesena. Oleme üksteisega jaganud oma rõõme ja muresid, ebakindlusi ja toetavaid sõnu, eduelamusi ja läbikukkumisi ja palju muud. Olen alati mõelnud, et mul on teiega vedanud ja tunnen, et oleme 3 aasta jooksul grupina kokku kasvanud. Ja kui te kord läinud olete, siis hakkan teist kõigist puudust tundma. Loodetavasti kohtume veel ja kui mitte mujal, siis teatrietendusel või kinoseanssil või kunstinäitusel. Minu armas G3 lend. Teie lendu ma pean nagu täiesti enda lennuks, sest ma olen G3 mentor ja teie olete nii-öelda need esimesed meie päris oma 3 aasta tsükli õpilased. Me justkui saime kõik ühes suures lennujaamas kokku. Teil on piloodid, kes teid siin gümnaasiumi aastate jooksul sõidutasid. Teie võib-olla alguses teadmata, et millise lennuki peale me nüüd täpselt kõik astume. Et me kõik teadsime, et see lennureis kestab siin 3 aastat, et vahepeal on olnud selliseid vahemaandumisi ja võib-olla ka natukene kriise, võib-olla natukene kurbust, aga väga palju rõõmu. Et nüüd hakkab see pikk lennureis lõpule saama ja me kõik tuleme nii-öelda sealt lennuki pealt maha ja lähme igaüks omas suunas. Et ma väga loodan, et teie jaoks see Tabasalu gümnaasium on selline mõnus, armas lennujaam, kuhu alati iga kell tagasi pöörduda. Ja no oma väga erilised tänud ütlen ma ikkagi enda G37 õpilastele. Ilma teieta ei oleks mind siin praegu rääkimas, et aitäh minu enda mentorgrupile. Hoidke lippu kõrgel ja säilitage kaine mõistus. Aitäh teile! Kulla kallis G3, on olnud põnev ja inspireeriv teekond koos teiega. Oleme koos õppinud ja kasvanud. Meist kõigist on saanud natuke paremad inimesed. Teid ootavad ees peagi täiesti uued võimalused ja väljakutsed. Laske nendel võimalustel ja väljakutsetel oma ellu tulla. Olge julged, loovad ja elurõõmsad. Pingutage ka. Leidke see päris oma õige tee. Soovin teile ainult parimat.
kohtumisteni